on siis teemaks meie koduses kokaklubis koos minuga. Keegi hea tuttav on öelnud, et Merlega köögis. Väga tore. Täna on siis teemaks keeksid, tervislikud, mittetervislikud, jahuga või jahuta, kas magusad või soolased, teie valik. Ja ma pean seda teiega lihtsalt jagama, sest see imeline silikoonist keeksivorm on minu lapsepõlve keeksi kuju. Ma arvan, et te nõustute minuga. Tõsiselt, mõnusalt, auguga, väga hea suurusega. Mul on meeles lapsepõlvest selline mõnus kollaste kaantega aabits, kus peal oli suur A. Ja vaat sellest aabitsas oli keeksi lugu. Ja selline auguga keeks, kus on tuhksuhkurt peale puistatud, on minu jaoks olnud selline lapsepõlve meenutus. Ja ma tahan südamest Tupperwaret tänada, et ka Tupperwarel on nüüd olemas auguga keeksi vorm. Silikonist oleme rääkinud ka eelnevatel, aga täna räägiks siis lühidalt ka üle sellest samast silikonivormist. Silikon, miks ta on hea? Ta on hea sellepärast, et ta ei nakku. Ta ei võta külge. Enne kasutamist teete külma veega üle, võtate resti ja asetate resti peale. Ahi peab olema eelnevalt soe, see tähendab valmis keeks, kook, mida iganes, läheb kuumahju. Silikoni puhul on oluline siis teada, et ei vaja rasva, ei vaja määrimist. Külma veega üle, kuna ta on staatiline, elekter võib tekkida, et ta võtab kõik edemed õhust. Kui te olete külma veega üle teinud, siis ei ole siin enam mingit lisa segamas teid ja te saategi teha sellise koogi, kui te just ise soovite. Kindlasti on oluline teada, et silikoni puhul ei tohi kasutada nuga. Kui me teeme siia keeksi valmis, paneme ta koos restiga ahju, siis välja võttes laseme kindlasti keeksil jahtuda. Laske natukene rahulikult olla. Ja siis äärtest natuke aidates ja saamegi ta vormi peale panna. Kui on kook valmis, ahjus jahtunud, võtame taldriku ja paneme hopsti tagurpidi ja see keeks kukub ise. Te olete kindlasti kursis paljud, et Tupperwarel on olemas päevalilletarretise vorm. Aga sellega ei või panna ahju. Silikon keeksi vorm täidab kõik need unistused. Ainult mõelge. Võime kasutada elektriahjus, kuni 180 kraadi soovitan ja mitte pöördeõhuga. Resti peal keskmises asendis võime kasutada mikrolaineahjus. Võime kasutada sügavkülmas. Võime teha tarretisi, võime teha kooke, mida iganes süda lustib. Samamoodi saame me siin arvestada, kui me teeme tarretise kooke, et see on tagurpidi kook. Kõik, mida me tahame koogi peal näha, paneme me põhja. Ja pärast, kui kook on tagurpidi laua peal, on see kõik peal. Ta sobib ideaalselt pühapäeva hommikuks, laste sünnipäevaks, piknikuks, sõpradele külla minnes. Uskuge või mitte, keeks kui selline on just nimelt oma kuju poolest eriline. Ja see vorm on see, mis tõesti selleks on hea. Kuidas teha siin magusaid? Magusate puhul kindlasti tuleb meelde klassikaline keeks. Kas te mäletate veel seda piklikku kollast keeksi? Ekstra keeks. Vana ja hea. Väga lihtne retsept. 200 grammi jahu, 200 grammi võid, 200 grammi suhkurt ja 4 muna. Ja 1 sidrunima ja sidrunikoor. Niisama lihtsalt saab teha ekstra kooki. Keeks, siin võib teha siis tarretised, magusad ja soolased. Siin võib teha näiteks pärmitaigna, teete rullite valmis ja panete ta täidisega, teetegi sellise ümmarguse saia. Siin võib teha leiba, kus on kirjas, et leib peab olema kandiline. Teeme ta lõbusaks, teeme ta ümaraks. Samamoodi võib siin teha kõikvõimalikud õunakoogid, jogurtikoogid, jäätist võite teha. Kui te tõstate selle sügavkülma, siis sügavkülma panemiseks paneme ta aluse peale ja tõstame siis. Silikoni puhul on hästi oluline, et alati tõstate koos alusega, kas lõikelauaga või mingi karbiga. Kuidas teha siin soolaseid?
soolaste puhul kindlasti tuleb esimese mõttena pähe heeringatarretis. Kui hea. Külm salat, teha kihiline või hoopis sült. Või soovite teha midagi, näiteks pikk poiss. Miks mitte teha pikk poissümar? Ja kuidas pikka poissi teha? Pika poisi puhul on hästi lihtne, kui kasutame, nii, kus on meie kausid. Võtan sellised ilusad kausid välja ja näitan teile, kuidas teha, milleks ma kasutan alati Tupperware pudrunuia. Hakkliha paneme pika poisi puhul Tupperware kaussi. Paneme siia juurde sibula hakimäära, paneme muna või hoopis hapukoort. Mina armastan panna kas peeti või hoopis kartulit ja kõik Tupperware pudrunuiaga muuseas on ideaalne teha kotletitaigen. Täiesti klopib pahtu, kui te vaatate piide vahesid, siis täpselt see, mida te teete käega, ime lihtsalt pahustab ära. Kõik klopite vahtu, võtate silikonvormi, asetate siia sisse hakkliha ja läheb ahju. Pikk poiss ümara kujuga ja siin ta on, peedi pikk poiss. Väga lihtne. Aga mida kõrvale pakkuda? Kõrvale võib pakkuda näiteks kartulitorti. Kartulitort on ka tort, mida me oleme teinud eelnevalt siis päevalille vormis, aga kuna päevalille vormi ei tohi ahju panna, siis nüüd saame kõik teha siin valmis. Samamoodi teeme kartuliputru, üks päev sööme kartuliputru, järgmine päev kartulitorti. Üllatage oma peret. Ta võtab erineva kuju ja ka maitse nagu oleks muutunud. Kartulipüreele lisame natuke majoneesi, sellesama pudrunuiaga klopime vahtu, asetame kõik selle kartulirõnga siia sisse, võite panna natuke peekonit, võite panna sinki, kui liha ei soovi, pange kirstomatit, pange suvikõrvitsat, mida iganes, porgandit ja läheb jälle ahju ja tuleb kõrvale selline tore kartulirõngas. Peale võite veel kaunistada pritskotiga väiksed roosid kartulipüreest ja ongi hõrk roog. Keskele sobib ideaalselt külmtipikaste ja täiesti võimalik on keeksi nimetada ka sellisel kujul. Miks mitte nimetada hakklihakeeks, miks mitte nimetada kartulikeeks? Loomulikult võib teha suvikõrvitsast, võib teha porgandist, kõigest sellest ideaalselt. Aga kuidas teha porgandikeeksi? Selleks ongi mul täna abiks sellised vahvad kausid, mida on erinevas suuruses Tupperwarel ja teeme täna porgandikeeks kreeka pähklitega. Porgandikeeks kreeka pähklitega on siis kõigepealt 200 grammi porgandeid. Porgandid on mul pandud herbshopperisse, tükeldatud ära ja nüüd ainult tõmbame laua peal sirge. Hästi oluline teada, kui on tõmbamine, et ta oleks sirgelt. Nii, porgand hakitud. Lisaks saame me kasutada siin juures kindlasti, mis üldse keeksi puhul on oluline. Porgandikeeksi teeme valmis, siis räägime ka teistest keeksinippidest. Nii, paneme siis kõigepealt siia jahu. Võib teha ka täiesti ilma jahuta, aga mina kasutan praegu riisijahu või tatrajahu. Võib kasutada mõlemat, aga uskuge, seesama keeks on ideaalne ka ilma jahuta. Nii, ja paneme sellised vahvad futuramahutid on meil. Siia sisse paneme nüüd jahu. Ja kuna jahu ei ole mul hetkel sõelutud, mul on küll olemas puistur, aga siin sees on tuhksuhkur, siis teate, kui hea on pudrunuiaga jahu sõeluda. Paneme ta kaussi ja nüüd tuleme põhjast ülesse poole. Siin on juba lisatud küpsetuspulber. Siin läheb siis praegu on, kohe vaatan, palju teda oli. Nii on 200 grammi riisijahu. Küpsetuspulber, keelusikatäis on lisatud, natuke soola ja jahu kogus kahekordistab. Pudrunui on selles mõttes täiesti suur abiline lisaks pudru tegemisele. Nii, järgmisena lisame muna. Ja muna puhul on kindlasti oluline see, et munavalged ja kollased eraldada.
ja selleks aitab meid ideaalselt meie köögikati. Köögikati komplekt koosneb sidrunipressist, sidruniriivist, kooreriivist, see tähendab, lisakaanest, millega on väga hea näiteks sidrunimahl panna külmikusse, munaeraldajast ja mahutist, millel on peal ka mõõdud. Mõõdud, et te saate ka vaadata, palju teil mahla näiteks tuli või munakollast või valget. Nii, munavalge on väga hea vahustada meie mikserkannus. Mikserkann, mis on 1,25 liitrit ja millel on siis peal muuseas väga hea nipp, ta on ka kaalu eest, et siin kõrval on ka näiteks jahu ja suhkru kaalud ja teisel pool on milliliitrid, et saab mõõta kohe, mida te tahate vahustada või segada. Vahustamisel on kindlasti oluline teada, kas te kasutate siis visplit, võib teha kõik ühes suures kausis. Selline vahva gaas on olemas Ultimate seeria kaussidel, mis on muuseas sobilik nii liitrise, 2 kui 3,5 liitrisele kausile. Ja kui me paneme ta siia peale, siis ideaalselt me saaks nüüd ka mikserdada siin sees, kui me tahame. Ja samamoodi saab selle sama kaanega väga hästi kurnata, kui teil on midagi sooviks. Aga mina tahan täna kasutada tupperware segistit munavalge vahustamiseks. Munakollase me segame kokku võiga, aga sellised vahvad ilusates erkudes toonides, millised värvid ja sellepärast on mul ka täna kevadine võlg, et väga palju ilusaid värve on siin praegu. Nii, ja nüüd saame me munavalge. Ma olen juba ta ära eraldanud, sest mul olid nad 2 kollasega, aga kuidas munavalget eraldada? Lüüakse muna siia peale ja klõks, tehakse klõps ja valge vajub siia samma. Aga kuna aega säästa, siis ma tegin selle eeltöö ennem ära. Nii, munavalge tehtud. Kui hea on silikonkaabis. Kõik täiesti puhtaks. Mitte midagi ei jää külge kinni. Nii, munavalge on siia pandud, paneme peale propelleri ja nüüd gaas peale ja saame hakata vahustama. Segame ta lihtsalt ära. Võib teha vispliga, võib teha, meil on olemas Swedish Chef, millega on ka väga hea teha tugevat vahtu. Aga tahtsin just näidata seda sama segisti, millega võib teha ideaalselt pannkoogid. Smoothie, vahepeal võid õhku välja lasta, on tore. Ta ei pea minema väga tugevaks, aga selline vahepealne. Muuseas on väga hea selle sama segistega teha vahukoort, kus ta läheb täiesti tugevaks vahuks. Nii. Ja munavalgeks saabki tugevaks vahuks väga lihtsalt. Nii. Ja nüüd lisame. Jahu on meil sõelutud, nii öelda. Muuseas selle sama mikserkannuga saab ideaalselt, kui me tahame šokolaadi sulatada. Paneme kaane peale, nüüd paneme valge šokolaadi siia sisse ja siia paneme kuuma vee ja veevannil sulatame šokolaadi. Ka nii võib teha. Natuke veel. Ta jääb täiesti tugevaks vahuks. Nii, juba sobib. Millised värvid. Ja kui on vaja mõõta, siis on olemas sellised mõnusad väikesed mõõdulusikad, millega just väikseid koguseid tihtipeale ei saa kuskil mujal mõõta. Nii, võtame natuke väiksema kausi. Siin on mul pandud või. Ja nüüd või vahustame ära. Ja või vahustame ära. Ka võib teha pudrunõiaga, muuseas väga edukalt, natuke tampides, et ta läheb nagu hästi oluline, mis keeksi puhul ongi. Muuseas, nüüd on hea rääkida sellest. Keeksi puhul on ülioluline, mis on keeksi saladus, et või oleks toasoe. Et ta oleks toasoe, et ei sulata, vaid et te lihtsalt vahustate ta ära. Siia võib lisada suhkurt. Siia võib lisada, ma panen natuke tuhksuhkurt siia juurde praegu. Nii. Natuke tuhksuhkurt. Justikaan peale uuesti ja vahustame ära. Võime teha lihtsalt kaabitsaga, oleneb või kogusest. Keeksi puhul on siis oluline, et munad oleks toasoojad ja et või oleks toasoe. Hästi oluline. Nii. Et või oleks ka toasoe.
ja siis tuleb teil hästi kohev keeks. Keeksi puhul tervislikkuse teemast rääkides võib kasutada loomulikult ideaalselt just nimelt köögivilju. Köögiviljad annavad nii lihtsalt kätte täpselt samamoodi mahlasuse, teda saab isegi vedeliku asemel kasutada. Nii, või on segatud. Nüüd lisame siia munakollased. Kus on minu munakollased? Munakollased, võtame siit. Lisame munakollased. Kaabitsaga jälle puhtaks. Kas teil on olemas silikonkaabits? Silikonkaabits, mis puhastab tõesti ideaalselt. Näitan ka niimoodi. Potinoolijatel enam tööd ei ole. Kõik saab puhtaks. Nii. Ja paberihoidja on meil ka väga mugav. Hoidan käega kinni ja tõmban. Niisama lihtsalt saab kätte. Nii. Segatud ja võtan ikkagi vispli. Kus ma panin vispli? Vispel on mul siin. Et vispliga natukene kiiremini saada vahtu. Keksi sisse, siis panen ka pärast retsepti, et teil oleks lihtsam. Aga läheb siis, kõigepealt on 200 grammi porgandid, mis ma siis Herbshopperis ära purustasin. Siis on 150 grammi toasooja võid. Segame ta kõik läbi mõnusalt. Siia võib lisada tavalist suhkurt, aga mida kohevamat keksi te tahate, siis soovitan panna võimalikult peene teraga. Munad peavad olema siis toasoojad ja munad soovitan alati eraldada, ükskõik mida te küpsetate, sellepärast, et siis jäävad muna valge tugevaks vahust tehes, jääb lõpus lisades kohe mõnus, pehme ja te suudate üllatada igat maitsjat. Niisama lihtsalt. Nii, kaabitsaga jälle puhtaks. Ei kujuta ette, kui kaabitsat ei oleks. Kaabitsaga puhtaks. Tõstame kõrvale. Paneme kausi peale. Nii. On segatud munakollane. On segatud või. Nii. Jahu on väga hea ära pühkida vahepeal. Nii. Ja nüüd lisame siis selle sama munasegu. Segame jahule. Täiesti puhtaks saame teha. Ultimate kausid on selles mõttes hästi mõnusad, et tõesti neid on erinevas suuruses. Ja kui meil on toit valmis tehtud, siis me saame panna nad kõik üksteise sisse. Ja nad ei võta ruumi. See on iga köögi kõige suurem mure, kus asju hoida. Nii, segame siis omavahel nüüd jahu. Segame omavahel või. Lisame porgandi. Porgandi keeksi soovitan soojad, sest tõesti porgand jääb täiesti mahlane ja uskuge või mitte, keeksid ei kuiva väga ruttu ära. Keeksi puhul ei ole ju kuskil kirjas, et ta peab olema lihtsalt ainult või ja jahuga. Aga kasutage oma loovust. Vaadake järgi, kui teil on kas kõrvitsad sügavkülmas, kas kõrvitsad on veel ära kasutamata. Nii, porgandi tükid. Segame kõik läbi ilusti omavahel. Nii. Segame läbi omavahel. Ja kindlasti on hästi oluline, et siia lõpus lisada veel näiteks, kui te tahate lisaks porgandile, minul on näiteks praegu natuke kõrvitsapüreed ja jõhvikaid. Jõhvikad, mis on siis vee sees enne natuke leotatud. Natuke toredaid marju teeb ju ka rõõmu. Kausid on kasutatud, paneme kaaned peale, tõstame kõrvale. Nii. Ja kõige viimasena läheb juurde siis sidrunikoor, mille me ära riivime, ja munavalge. Ja paneme ta kõik vormi ja ta tuleb selline mõnus hõrk. Muuseas, kuidas teha marmorikeeksi. Kas te teate, et marmorkeeks on pärit Saksamaalt alguse saanud ja siis on lihtsalt 1/3, sellepärast on väga hea, kui teil on erinevas suuruses kausid. Panete väiksemasse näiteks osatäiget, kuhu te lisate siis natuke kakaod. Ja nüüd, kui te võtate vormi, siis selle sama vormi sisse pannes panete kõigepealt valge kihi täigend, siis natuke šokolaadiga ja siis jälle valget kihti. Samamoodi võite siis teha ka muuseas erinevate köögiviljadega.
või erinevate puuviljadega. Väga lihtsalt kasutades. Nii. Nüüd lisame munavalge. Munavalge on tugev vaht. Vaat nii, ei tule väljagi. Niisama tugevaks vahuks saime juba. Munavahtu on siis väga hea teha, kui on suurem kogus, loomulikult kas siis miksriga või siis juba kasutate meie mikserkannus, meie Swedish Chef vahustajat, aga selles samas segistis on ka väga lihtne valmistada. Lihtne ja mugav ja kergelt saab. See on kõige tähtsam, et lapsedki saavad hakkama kõigega, mis me teeme. Et oleks ka nendel huvi küpsetada ja koos valmistada. Nii, ja viimasena lisame siis sidrunikoore. Sidrunikoore võime siis riivida siinsamas peal. Mina muuseas alati enne, kui ma apelsinid või sidrunid hakkan mahla pressima, siis kõigepealt meeldib minule ära koorida riivida koor. Sellepärast me saame seda kasutada toidus. Teen niimoodi ja tõesti ideaalselt. Siin ei ole tark riivida nüüd tugevamaid asju. Ta on ikkagi sidruni koore riiv ja just nimelt, kuna me tahame ka sidruni mahla teha, siis on nagu hea teha neid koos. Seesama Ultimate seeria gaas on muuseas ideaalne ka sellesama köögikatiga kokku panna. Kui meil on ta kausi peal ja me tahame sinna otse mahla pressida, palun väga, kasutage kohe, te ei pea kasutama mitut nõud, selles ühes samas väga lihtsalt. Nii, ja sidrun on riivitud. Köögikati on tõesti aegade algusest väga hea abiline. Paneme ka natukene sidrunimahla. Ja selleks paneme köögikatile peale mahlapressi ja ainult vajutame ja keerame. Praegu on vitamiine väga vana. Ja palun väga, tehke ise enda detoksjooki. Võtke sidrunit, võtke ingverit, võtke õunasiidri äädikat ja vett ja tehke selline vitamiinilaks. Palun, sidrunimahl, niisama lihtsalt. Ei ole vaja suuri presse, et pärast vaadata, kus neid hoida, kuhu panna. Niisama lihtsalt saab. Ja nüüd segame kõik ilusti omavahel läbi. Sidrunit tõstame ära. Segame kõik omavahel läbi, selline mõnus konsistents. Mul ei ole siin praegu kakaod juurde toodud, aga tegelikkuses võime me siis poolele lisada kakao. Nii, kujutame ette, et see on praegu rest. Silikonalus on mul siis üle tehtud külma veega ja nüüd selle sama keeksi sisu, keeksi taigna paneme siia sisse. Ja soovituslik on siis panna nii, et osa valget, osa tumedat. Samamoodi võite taretisi teha, kihilisi, siis laske vahepeal üks kiht ära taretuda enne, siis lisage järgmine. Ja tuletan siis meelde, et ootan ka teie kommentaare, millised on teie lemmikkeeksid, milline oli teie lapsepõlve lemmikkeeks. Kas see sama vorm, muuseas, miks see vorm veel nii eriline? Ta on eriline sellepärast, et kuumus pääseb keeksile ligi igalt poolt. See on hästi oluline. Ja äär alati puhtaks. Kasutame veel teist kaabitsat, neid ei ole kunagi liiga palju. 2 kaabitsaga on hea puhastada. Ühega aitame teist, nagu meil on 2 kätt. Nii peaks meil olema ka mitu kaabitsat, millega on väga hea puhastada. Nii, tõstame teise jälle eemale. Ja ongi meie ilus keeks valmis. Ja keeksi võib panna ahju. Mis on oluline, on see, et nüüd teeme ääred puhtaks. Ahju pannes alati ääred puhtaks. Ja palun väga, keeks võib minna ahju. Sellised vahvad kausid siis on ka täiesti asendamatud abilised igas köögis, ma arvan. Nii. Ja kui keeks on ahju läinud, on ta seal umbes 35-40 minutit 180 kraadi peal ja tuleb välja meil selline keeks. Palun väga. Imeline munadepüha keeks. Millise kujuga, millise vormiga ja kui hea on siia peale teha glasuur, kui hea on siia peale panna natuke tuhksuhkurt
lisada marju, mida teie just ise armastate ja tõesti teha ka ebatraditsioonilisemaid keekse. Kordame siis üle, mis keeksi puhul on eriti oluline. On keeksi puhul see, et või peaks olema toasoe, munad peaksid olema toasoojad ja kindlasti selline sõmeram jahu, millega on väga hea juba selline kohevus anda ja sõelutuna. Hästi oluline on kasutada sõela ja kasutage siis tupperware pudrunuia. Kindlasti on oluline see, et kui te lisate rasva ja suhkrusegule munasid ja te tahate, et ta jääks nagu kohevam, võib vahepeal panna natuke jahu. Lisada vahepeal jahu ja omavahel kõik segada. Kindlasti on hea, kui te teete immutatud keeksi, et ta seisaks, et ta tõmbaks mahlad sisse ja tõesti ta on veel mitmendal päeval väga hea. Seesama fantastiline keeksivorm on siis asendamatu ja neid muuseas mahub 2 tükki resti peale. Neid ei ole kunagi liiga palju, kas me soovime magusat, kas me soovime soolast keeksi. See on teie valik. Igatahes see, et siin kuumus pääseb ilusti ringi igalt poolt ja et ta ei vaja määrimist, on selle keeksivormi kõige olulisem koht. Ja tõesti, ootan teie keeksiretsepte, millised on teie lemmikkeeksid siia alla ja toredate järgmiste kohtumiste.